Tere kõigile, mina olen Johannes-Mattias Toome ja selles videos räägin ma, millest referaat ja uurimistöö koosnevad ning natuke ka kirjutamistavadest. Kuna kõik referaadi osad ilmnevad ka uurimistöö formaadis, kuid et vähendada arusaamatusi, mida kummas teha tuleb, räägin ma kõigepealt neist referaadi kontekstis. Referaat koosneb 6 osast. Tiitel lehest, sisukorrast, sissejuhatusest, sisu peatükkidest, kokkuvõttest ja kasutatud allikatest. Kuna aga tiitelleht, sisukord ja kasutatud allikad on peamiselt vormistamise küsimus, tegelen ma nendega vastavalt siis vormistamisele ja viitamisele keskenduvates videotes. Sissejuhatuseks on enamasti lihtsalt lühikirjeldus, millest sa referaadis räägid. See võib ka sisaldada näiteks mõnda tsitaati või muud taolist teemat kokkuvõtvat lauset. Sissejuhatuses tuuakse ka välja, millistest sisulõikudest referaat koosneb. Sisupeatükid on referaadis peamiselt teoreetilised ning koosnevad erinevatest allikatest tuleneva informatsiooni võrdlemisel ja liitmisel saadud kogumist. Tihti jagatakse sisupeatükid vastavalt teemadele ka alapeatükkideks, kuid seda ainult juhul, kui sisu on rohkem kui mõni üksik lõik. Kokkuvõte on sarnaselt sissejuhatusele kokkuvõtlik osa, kuid erinevalt sissejuhatusele võetakse kokkuvõttes kokku, mida täpselt referaadis kirjutati. Näiteks referaadis, mille kirjutasin plagiaadi kohta, tõingi kokkuvõttes välja, mis on plagiaat, millised erinevad plagiaadi vorme eksisteerib ning mis õigused kaasnevad autoriõiguse seadusega. Sissejuhatus uurimistöös peab sisaldama lisaks selle sisu kirjeldusele ja töökooslusele ka selgitusi, miks sa selle teema valisid. Lisaks peab ka välja tooma, mis on uurimistöö probleem ning mida sa selle uurimistööga soovid saavutada. Uurimistöö tähtis omadus, mis ei esine referaadis, on aga uurimisküsimused. Igal uurimistööl peab olema 2-3 uurimisküsimust, mille põhjal uurimistöö koostatakse. Näiteks arvamusuurimuse küsimuseks võiks olla, kuidas suhtub keskmine Gustav Adolfi gümnaasiumi 11. klassi õpilane teemasse X. Taoliste küsimuste korral või ka siis, kui uurimistöö käigus viiakse läbi eksperiment, tuleks esitada ka hüpoteesid. Hüpotees on ennustus, kuidas sa arvad, et küsimustiku või eksperimendi tulemus välja näeb. Lõpetuseks peab uurimistöö sissejuhatuses ka välja tooma, millist uurimismeetodit sa kasutad. Uurimismeetodid on järgmised. Teoreetiline ehk dokumendi analüüs, sisuanalüüs või muu juba olemasolevat materjali uuriv töö. Ja empiiriline ehk vaatlus, intervjuu, ankeetküsitlus, katse, test ja muu taoline sinu enda poolt koostatud uurimine millegi suhtes. Sisulõike on uurimistöös 2 sorti. Mõlemad enamasti moodustades uurimistööst pool ja pool. Nendeks on teoreetiline ja uurimuslik osa. Teoreetiline osa on sarnane vormilt referaadile. Sellest tuuakse välja, milliseid taolisi uuringuid on sellel teemal juba varem tehtud. Uurimistöös on uurimislik osa ka hea koht, kus välja tuua mingid teemale spetsiifilised sõnad ja terminid ning mida need tähendavad. Uurimuslik osa on aga pigem enda tehtud uuringu kohta. Seetõttu näiteks tihti viidetega teksti seal ei kohta. Uurimuslik osa koosneb uurimismeetodi kirjeldustest, sellest saadud tulemuste analüüsimisest ja lõpuks uurimisküsimuste põhjal järelduste tegemisest. Sisulõike peaks 11. klassi uurimistöös Gustav Adolfi gümnaasiumi reeglite järgi olema vähemalt 20 lehekülge. Uurimistöö kokkuvõte on sarnane referaadi omale, andes ülevaate uurimistöös tehtust. Kuid lisaks lihtsa ülevaate andmisele tuleb seal ka vastata uurimisküsimustele. Hüpoteesid olemasolul, kas need läksid täide ja kui mitte, mis erines. Lisaks on tava uurimistöö kokkuvõttes öelda, kuidas uurimistöös käsitletud teemat oleks võimalik tulevikus edasi uurida. Teinekord on uurimistöösse vaja panna suuri pilte või tabeleid või kaasata pikemat informatsiooni, kuid nende sisestamine sisulõikudesse võtaks liiga palju ruumi. Sellisel juhul pannakse need eraldi lisasse. Lisad pannakse kogu uurimistöö lõppu, peale kasutatud kirjandust. Sisulõikudes viidatakse lisadele sulgudes, kujul sulud algavad, vaata lisa 1, sulud lõpevad. Kokkuvõttes koosneb referaat laiemalt 5 osast. Tiitel lehest, sissejuhatusest, sisulõikudest, kokkuvõttest ja kasutatud allikatest. Uurimistöö koosneb kõikidest nendest ning lisaks nendele ka uurimuslikest sisulõikudest ja lisadest. Mina olen Johannes-Mattias Toome, tänan vaatamast ja kohtume sarja järgmises osas.